Euroopa põhjapiiril asetsev Norra on teada tuntud oma võimsa valgusvärgi poolest. Olles kaugel põhjas, kaunistavad riigi öötaevast tihti virmalised. Eredate põhjatulede varju on aga jäänud ka teistsugused tuled, nähtused, mis ei tohiks eksisteerida. Täna vaatame lähemalt, mida kujutavad endast Hestaleni tuled. Hestalen on väike küla keset Norrat, mis asub mägede vahel Hestaleni orus. Kuigi see org võib olla Norrale väga tavapärane, kerkivad seal taevasse õigel ajal vaadatuna valgusorbid. Need orbid tekivad taevasse suvalistel hetkedel nii öösel kui ka päeval. Tuled võivad esineda erinevates värvides ning taevas kesta mõnest sekundist mõne tunnini. Nende käitumine on erinev, vahel nad hõljuvad taevas ning vahel hoopis liiguvad. Hestaleni tuled teeb väga eriliseks nende pidev, tihe kordumine. Esimesed viited tuledele tulid juba 1930. aastatest ning 1980. helkisid tuled taevas väga tihti, kuni 20 korral nädalas. Tulede tihe esinemine on aga andnud vaatlejatele väga palju võimalusi nende pildistamiseks ja dokumenteerimiseks. Tulede uurimiseks on Hestaleni orgu rajatud mõõtejaam ning tulesid on mitmete organisatsioonide poolt uuritud. Lisaks visuaalsele poolele on tuled nähtavad ka radaril. Vaatlejad on kirjeldanud, et orbid on jätnud lume sisse füüsilisi jälgi. Omades selliseid tahke objekti parameetreid on aga kummaline see, et nähtusega ei kaasne helid ja tuled on täiesti vaiksed. Tulede kiirust on ka mõõdetud ning nende kõrgemaks kiiruseks on tuvastatud 30 000 kilomeetrit tunnis, mis peaks tekitama helilööklaine, kuid mis puudub. Kuigi Hestaleni nähtust on pikalt uuritud, ei ole tuvastatud kindlat põhjust tulede tekkest ning tekkinud on vaid palju teooriaid. Üheks teooriaks on pisoelektriline efekt, mis tekib, kui kokku suruda kristalli. Kuna Hestaleni orus leidub palju kvartskristalli, võib see olla üheks selgituseks. Teise võimaliku lahendusena on hinnatud, et tulede näol võib olla tegu plasmaga, mis tekib atmosfääri ioniseerimisest, kuna tulede juures on tuvastatud veidi kõrgem radiatsiooni tase. Veel on teooria, et tegu võib olla hiiglasliku patarei efektiga, mis tekib mägedes olevate metallide tõttu. Spekuleeritud on ka, et tulesid võib tekitada kosmiline radiatsioon ja muidugi ei ole välistatud, et neid tulesid põhjustab hoopis mõni ebamaine allikas. Tänaseks päevaks on nähtused Hestaleni soogu maha võtnud ning orbe on näha mõned korrad aastas. Hestalenis olev mõõtejaam on endiselt aktiivne ja tegutseb nähtuse jäädvustamisega. Jätan video kirjeldusse viited neile, kes soovivad nähtust rohkem uurida. Tänan, et vaatasite.